2019. aasta Liqui-Mooli Eesti meistrivõistluste autokrossi esimene etapp on läbi saanud. Kass 51-52 arvestuse võitja Andre Mõttus, Rally.ee soovib palju õnne. No, oli see võit sulle üllatus? Ei no ütleme hommikupoole ei olnud minu päev, oli niisugune porine rada ja ütleme teistel oli rohkem kindlasti paremat minekut näitis hommikul, aga ütleme hommikul meil oli alles sai auto, siin eile õhtul oli suuremad remondid ja teistel oli palju ebaõnne ka, et paraku hommikul oli minu ebaõnn, õhtul oli teiste ebaõnn, aga samas... Jah, alustame, et ega sul tuli ka see üle noa terase võid selle teelsõitudes või poolfinaalides oli sul probleeme küll? No jah, meil oli see, et meil siin eile õhtul võtsime korra ninauste lahti, mul oli suur õlileke, seal üks pott oli ära kadnud jälle ja ütleme, talvel sai ikkagi ehitatud, tehtud jälle mingid asjad, et tahaks järgmiseks, selle aasta lõpuks ei julge lubada, ei taha anda lubadusi, aga tahaks teise auto välja samasuguse tuua, et meil on teine auto ka, et üritame teise auto ka või Loti või Tuuli veel kellegi välja jääda. Veel sõitma panna? Jah. Nii et üllatusi ja uusi sõitjaid, uusi vanu sõitjaid on tagasi ootana. Kas tuleb Jaanus Ott, Tuuli, kes iganes, et võib-olla me viisime Aavoga rääkima, ega Aavo teeb comeback'i on ju. Ai, mine sa sedagi tea. Et mulle endale meeldib autot ehitada ja seda hoida ka, et hästi, et alguses jah, täna hommikul ei olnud minu päev, et hommikul teiste päev õhtul oli vastupidi. Aga võrreldes ralliga on sul vähemalt järgmisele etapile lihtsam minna. Sa ei pea teepuhastaja olema, et seal olete te jälle võrdsed kõik. Ja järgmine etapp on muidugi selline, kus pole ühtegi korda veoautokrossi sõidetud, mis on rada. No minul on seal eelis olemas, et ma olen seal väikse Sivulliga sõitnud ja ei ole üldse kehvasti, et minul on seal tollera väike eelis olemas jälle võib-olla teistega, mida ei ole Bruunal ja Markol, et... Aga nagu ma olen siin kuulnud, pealtvaatajad on ka arutanud, et seal on asfaldilõik sees. Et ei kujuta ette, kuidas need maastikurehvid seal asfaldi peal toimima hakkavad, et pakuti, et väga palju võib spinne tulla. No ütleme niimoodi, et see Vasalemma rada on ka asfaldiga. Seal on ka vanasti sõidetud, aga ütleme niimoodi, et see rehvi valik on seal vähe teine, jah. Et sellise rehviga sa kindlasti sinna peale ei lähe? No paraku jah, sellest rehvi saab lahti, kui sellega täna sinna peale minna, et tuleb rehvi valiku natuke muuta, et siin on see aasta 2 asfaldi lõiku jah sees, et tuleb natuke esiotsa võib natuke autot madalamaks ajada veel ja ütleme nagu vormeliks ajada rohkem, et madalamaks ja stabiilsemaks veel. Nii et tööd on, nikerdamist on? Tööd on, nikerdamist on, et loodan, et siin saab suve peale aega, et proovime selle teise auto valmis. 25. mail stardis. Kindlasti. Rally.ee soovib edu jätkuvaks hooajaks, suur tänu intervjuust, kõike head!